Hi! Tere tulemast mu kööki. Kell on nüüd saanud mingi 8:30. Ja ma tulin just trennist koju. Kui ma eile õhtul tegin väga suure koguse sööki valmis, et me võtame iga päev mõlemad Nilsiga päeval süüa kaasa ja siis õhtul saame sama. Ja üldiselt mitu päeva üritame sama sööki süüa, siis tegin eile ülisuure koguse suitsukalasalatit, onju. Ja kuna me käime mõlemad trennis, siis sööki kulub suht palju. Ja siis ma sain täna koju tulles teada, et see salat on otsas. Nii et kell nüüd 8:30 ma pean hakkama muud sööki tegema. Ja meie teiseks söögiks sellel nädalal on hapukapsasupp. Mul on mingi 2,5 tundi vaja seda suppi teha siin köögis. Nii et natuke aega chilliga siin siis koos minuga, onju. Ma kasutan praegu täiega ära seda, et ma sain laenuks Marti käest mingi jõhkra filmist tule, onju. Ja siis me olime sellega nii palju filmida kui võimalik. Ma kodus igal pool mingi ülikollane ja siuke valgus. Nii et võtame 2 suurt potti. 2 suurt potti, ühesesse paneme hapukapsa keema. Mingiks 100 aastaks teisesse paneme kanakojad, sest me teeme kanaga hapukapsasuppi. Teate, kui raske on niimoodi teha midagi, kui ma räägin, aga kui kedagi teist huvitab, et mis trenni ma teen, siis ma käin jõusaalis ja mu üks trenn kestab tavaliselt mingi 1,5 kuni 2 tundi. Ja ma teen siis niimoodi, et ma teen selle aja jooksul vähemalt 45 minti kuni tund aega kardiot, ehk siis kas jooksen või teen seda masinat, you know. Ja siis mul on oma kava, mida ma teen siis jõukava, mis on päris raske, sest see on vist tegelikult mingi meeste kava. Ja selle süsteem on siis selline, et mul on iga kord nagu erinevad mingi lihasgrupid ja iga kord mul on 5 harjutust. Ja seda 5 harjutust siis on vaja teha 50 korda ja järjest. Ehk siis ma teen 50 korda mingit harjutust järjest, siis mul on 2 minutit lubatud pausi pidada. Ja siis ma pean jälle 50 korda tegema harjutust järjest. Ja see on päris raske, ma ütlen ausalt. Lotta snapib mulle, mis ta snapib mulle. Lotta ütles, et Carlose video on nii kurb. See oli, ma ütleks, et see ei olnud väga nagu kurb, vaid see oli väga hea video. Kui te ei ole veel seda Carlose videot näinud, siis mingi kindlalt vaadake see, kus ta räägib, et mille pealgi oli vist kõik on okk või kõik ei ole okk või midagi sellist. Tõesti ülihea video, täiega fänn on seda video. Tavaliselt ma siis panen kõigepealt pliidi käima, onju. Igatahes, mul sai enne aku tööks, nagu ikka. Aga kus ma pooleli olin? Ma olin pooleli sellega, et ma alati vaatan YouTube videosid, kui ma köögis süüa teen, onju. Näete, siin on mu kaamera praegu. Näete või? Vaatan praegu Shannon Harrisek Shan XO vlogi. Ja ma jõudsin omadega nii kaugel, et ma panin kõik kapsa ja kõik hapukapsa ja puljagikuubikud ja loorberilehed siia ühte potti, siis sinna kana ma panin teisi potti. Ma teen alati midagi pärast liha ära, et ma ei tea, mingi teema. Ja siis ma 2 tunni pärast põhimõtteliselt või midagi sellist saan sisse lisada oma riivitud porgandi ja sibula. Ja siis ma endale tegin vahepeal oma lemmik sandwichi. So beautiful, oh my god. See on näkileib ja tomat ja avokaado ja hästi palju pipat ja soola. Proovige. Vaadake, see on see valgus, mis ma sain. Issand jumal, kusjuures ma nüüd panen tähele, et meil külmkap täiega mingi undab. Kuulete seda või? Ma näitan teile vahet, mis mul muidu on köögis valgus ilma selle Marti valgustuseta. Hi! Teate nagu seda hetke, kui peale söömist tuleb alati mingi hea asjalisu. Ma arvan, et kõik teavad seda. Ma ei tea, mul on iga kord nagu tahaks midagi head. Nii, what do we have here? Tavaliselt ma söön külmutatud marju ja mulle täiega maitsevad need. Ja nad on ka heldid. Nelis magab veel. Kell on 7:50, teisipäeva hommik. Pean kohe niisi üles ajama. Aitan teile kiirelt, siis ma iga hommik panen näo peale. Kõigepealt ma panen siis näokreemi. Näokreem on mul alati mingi suvaline kreem. Kuna ma käisin detsembris reisil, siis mul on näotoon siuke vahepealne. Siis ma segan kokku Bourjois mingit healthy mixi ja Maybellini ühte tumedamat Fit Me'd. Et mul enam-vähem nagu kõik matchiks. Siis ma kasutan Bourjois concealerit. Sephora läbipaistvat või siis valget pudrit, onju.
Bourjois päiksepuudrit. Beauty blenderit. Anastasia Beverly Hillsi kulmukat. Best ever, mis ma kunagi üldse kasutanud olen kulmude peal. Ausalt nagu ka. Ta on küll mega kallis, aga ma ei tea, niisugust paremat asja ette kujutada. Kõik vajalik tehtud. Nüüd breakfast. Tšau! Nils teeb endale lõunaks avokado võileibu, mida ma teile eile näitasin, mis on meie uus obsession. Ja mina teen siis hommikuks endale smoothie kaasa. No ma ei tee mitte smoothie kaasa, vaid ma võtan smoothie materjali kaasa. Kus mu food bag on? Sellega mul on siis nagu toiduvõte. Ja siis ma panen endale siia kaasa asjad, millest ma saan smoothie teha. Ma võtan smoothie jaoks alati kaasa 2 banaani ja külmustatud marju ja 2 supilüsikat karelbeid. Enne ma panin pähklid ka sisse, kas ma sain teada, et ma olen pähklid vastu allergiline, et siis ma olen pannud pähklid sisse. Kell on nüüd saanud 5.04, tööpäev on läbi. Tööpäev oli väga väsitav. Täiesti autis omadega. Ja ma juba jõudsin tulla, vaadake, mul on nagu päikseloeng. Tegelikult ma avastasin üks nipi, et kuna mul on nii pime kogu aeg igal pool filmida, siis ma kasutan oma telefoni kaamera seda välku või telefoni taskulampi. Mul on vaja osta Nilsile leiba ja endale seda keellakki uut. Sest et mul on vaja hooldust teha endale. Ma siis teen kodus ise endale seda keellaki hooldust. Täna ma ei lähe trenni, ma olen koju ja siis me läheme Nilsiga veits jalutama, sest meil seal kodu juures on mingid koolid terviserajad, mingid väga kaunid, mingid välja, et me vaatame need üle. Ja siis täna õhtul ilmselt kodus on mul süke väike beauty õhtu, ehk siis ma üritan teha mingit maski ja küüned ära. Kui ma ennem ütlesin, et mul on poest vaja ainult teiba ja ühte lakki on ja siis ma olen väga kergesti mõjutatav ja lahkusin sealt ikkagi rohkemate asjadega, kui mul vaja oli. Prisma haul ikka nagu enne kui me jalutama läheme. Ühesõnaga ma valisin mega kaua lakki ja ma ei tea, neil võiks juba mingid uued kollektsioonid välja tulla, sest et ei ole midagi huvitavat üldse osta. Ühesõnaga, please, sellise mingi tuhm lillakas halli ostsin. Siis ma ostsin oma lemmiku huulemakeup, Maybellini Baby Lipsi mingi üks värv, üks pruunikas, roosakas, see on nagu best. Siis ma ostsin oma keellaki jaoks ühe eemaldi ja ühe puhasti igaks juhuks, sest need saavad kogu otsa siis, kui on kõige ebamugavam hetk. Ma leidsin veel nina ja lõua ja otsa siis puhastusplaast. Ja siis ma ostsin Nilsile leiba ja siis ma ostsin endale maisigalette, mida ma sõin iga päev. Siin on lihtsalt tunnel, kus ei ole valgustust. Nils, kas siin näeb? Mul on jälle see telefoni flashi häkk. Ja takis. See jõgi on vist hästi pikk ja ühes teises kohas meil siin meie kandis on ka partid jões ja siis ükskord talvel me nägime ka neid parte ja mul oli neist nagu mega kahju, sest õues oli mingi -15 kraadi on. Ja siis ma mõtlesin, et kõik külmuvad surnuks ja siis ma andsin neile lihapirukat natuke ja siis ma sain teada, et partidele ei tohi lihapirukat anda. Partidele ei tohi nagu mitte midagi anda, mis ei ole nende nagu see natural habitat. Sellepärast, et kui ma annan neile lihapirukat, siis nad harjuvad ära sellega, et nad saavad lihapirukat. Ja siis nad hakkavad lihapirukat otsima ka jõest ja nad ei leia seda jõest. Ja vaat siis on halb lugu. Siis nad ei tea enam, mida otsida, ei tea, mida süüa. Nii et ärge andke partidele lihapirukaid. Saate aru, kuidas me praegu ehmatsime? Ta oli mingist maast mööda ja siin on koer, tegelikult vist ei ole maja, et ma arvan, ta valvab seda maja. Teisel pool on korda tehtud, jah. Okei, ma arvan, ta vist valvab seda maja. Aga me lihtsalt niimoodi ehmatsime praegu. Ma tegin oma küüned ära, mul on täiega meeldivad. Vaatasin siin bachelori terve aja, kui ma tegin küüsi. Enne seda, kui me jätkame ülejäänud iluprotseduuridega, mis tänasesse planeeritud oli, siis me lähme teeme ühe snäki, ühe maitsva, tervisliku magusa snäki, sest et õhtusöögist on nii palju möödas juba ja kuna õhtusöögiks oli supp ja lõunasöögiks oli ka supp,
siis tahaks midagi veel süüa. Nii, oodake, ma sätin teid ära. Kõigepealt läheb meil vaja ühte kaussi. Ja kuna meil on alati kodus mingid kohupiimalisi ja sükseid asju, siis ma vaatasin, et meil on paar pakki seda mingit lahjat kõrge valgusisaldusega kohupiima. Seega see hakkas minema juba vaikselt kuupäevast ära. Ma olen hull kuupäevafriik, ma niimoodi jälgin kuupäevasid, et ma ei suuda nagu händeldada, kui see peaks üle minema. Et see ei oleks lihtsalt boring kohupiim, siis mul on siin sükest asja nagu tormus. Mul on siin mustika tormus. See on nagu eriti must. Lõhnab nagu mustikaad. Kuna see tormus on mingi ülivähese suhkruga, siis ma ei hakka üldse salgama, et ma ei koonerda sellega. Tööpäev just lõppes. Ma olen mega väsinud. Ja ma nüüd hüppan kreitisse. Viskan Martile ta valgused ära, mis on seal taga selles hiiglaslikus kotis. Väga kahju, et ma pean neist loobuma. Ja räägin seal natuke niisama ka juttu. Hello, kas sa vlogid? Jaa. Niimoodi vlogid? Juba rääkis praegu filmid ka või? Jaa. Tšau. Tšau ka. Ma ei oska nii hästi või? Ma vist on siia Praidu kaamera. Võta Praidu kohta, CEO koht sisse. Andega. See ongi meil jälle selline kõne, et Praid on lahkunud töötab, on väike muud CEO-d. See on nagu maa praegu valgused. Sorry. No vaata, ma olen, et see hullu. Niisi. Võttu kui start, teeme tšau kõigepealt. Tšau! Mulle nii väga meeldis see kaamera. Martin, mul on küsimus sulle. Küsi. Kelle poolt sa Eesti Laulu finaalis hääletad? Kas Liina või Fuga poolt? Finaalis või? Ma loodan, et nad mõlemad kõigepealt saavad finaali. Muidugi saavad. No muidugi saavad finaali. Ma arvan, et mul tuleb suur telefoni arvesega. Jah. Kelle poolt siis hääletad? Liina poolt muidugi. Takeover, noh, kelle poolt siis hääletad? Näe, vaadake, näed siin, kui me nüüd näitame siin, näed siin, hoiab siin ilusti, näed. On parem või? Muidugi, ma juba näitasin. Oot. Nüüd me saame teha ülekuulamist, vaata, nüüd on see, vaata, nagu lamp pannakse niimoodi ja see lamp käib niimoodi. Nagu see Joe Sagi, oled näinud seda Joe Sagi need, vaatad teda või? Joe'd vaatad või? Ei, muidugi vaatan. Mis sa... See Confessionalsid vaata. Kus mu pooled videod on varastatud? Nüüd ma teile mõtlema hakkama. Nüüd kui sa mõtlema, igal juhul takeover on tehtud. On parem. Nii, näed, palun. Ma hüppasin kiirelt läbi 2 katsukast. Ma lihtsalt armastan katsukatest käimist, see on nagu lihtsalt, ma ei suuda üldse midagi tavalist poest osta, sest et katsukas on kõik asjad nii odavad. Kõigepealt ma ostsin siis endale sellise nagu ümberkaela body ehk siis alt nagu kinni on ja süke pitsist särk. Praegu ma vaatan, siis see veits näeb välja nagu süke pitsist kardin, aga still very beautiful. Ja mul ei ole nagu mitte midagi isegi sarnastki, nii et mõtlesin, et proovime järgi. Ja siis ma ostsin sealt poest ka veel endale sellise trennisärgi, mida ma olin üli ammu tahtnud endale, sest see on mu meelest nii äge näeb välja. Eest on süke valge, hästi lohvakas ja tagant on siis selline low back. Need 2 asja kokku olid 14 €. Kuna mu ainuke pusa, mis mul üldse olemas on, PB Merchi ehk Pointless blogi pusa, mis mu õde mulle sünnipäevaks kinkis, enne seda mul polnud üldse mitte midagi. Ja ma ostsin kaltsuka sellise pika nagu, see oli päris lahe seljas, see maksis 3 €. Ja siis ostsin ühe sellise nagu veitsa kampsuni materjali meenutava kleidi, mis on ka nagu selline flowy on ju. Ja siis tal on küürnukkide peal need nagu lapikesed ja needid, mis on ülimõnne ja süke semisnahk ja taga on peace. Mul on vaja videot monteerida. Neljapäeva hommik. Panin just ennast valmasse. Tahtsin teile oma OOTD näidata. Mu nagu kõige tavalisem
siuke töölukk üldse. Muu nii-hai need üle põlve saapad on ja. Siis mingi siuke viisakamad laadi teelik. Siis siuke suurem bluus, kampsun või pintsak. Ja nüüd. Nüüd tuleb nii. Ma ei taha, palun ära filmi mind. Mul on nii kopes su filmi sellest. Please stop. Tegelikult hommikumat lihtsalt lamas käib siin. Mis kell on? 6:30. 6:30. Kell ei ole 6:30. Kell on 8:30. Hakkan ka tööle minema, aga Nils läheb ka varsti tööle, jah? Nägite? See oli trick-shot praegu. Ma lähen nüüd tööle, siis mul on üks suurtähtis koosolek täna keset päeva. Teeme selle ära ja siis teeme tööd. Ja siis jääme Leedet ootama. Ma käisin just trennis ja ma olen lõpuks kodus. Kell on varsti saab 8:45 on kell. Ja minu õnn oli täna see, et kuna Nils jõudis varem koju ja meil on tänaseks ja homseks planeeritud lihtsam toit, nimelt wrap, siis Nils lõikas mulle kõik asjad juba valmis ja mul on lihtsalt vaja enda wrap kokku panna. Ja proovime kõik ignoreerida seda fakti, et pesumesin undab siin taga täiega. Nils on mulle siia valmis lõiganud, see on see salat, paprika, tomat ja siis mul on siin wrapid ja siis ma tavaliselt wrapi põhja määrin feta juustu ja see on muideks lifehack, sest et ma alati panen enda wrapide sisse kas mozzarella või feta juustu, kui sa paned feta juustu, siis ta on vaata siuke pehme, sa saad teda määrida ja siis ta ei kuku nagu tükkidena välja, onju. Ja siis lisaks sellele kõigele panen ma ka kana, hakkliha ja ubade ja siukest head mingit gemüüset. Teeme veel õhtul ühe science eksperimendi. Ma avastasin, et mul on päris vana beauty blender. Ma tegelikult just peisin selle puutuks, sest see oli lihtsalt üli rõve. Ja no ta ikka on siuke, ta on väga katki nagu. Mingid, okay. Tal on täiega nagu augud sees ja siin otsas on nagu juba siuke, et ta ei saa puhtaks, onju. Ja YouTube'is ma olen väga palju näinud, et lõigatakse beauty blender katki. Ja kuna ma ostsin endale täna mingi uue, mis ei ole beauty blender, mingi muu, siis on aeg ta hävitada. No nii. Väljast vaadates ta nagu ei tundu, et siin üldse midagi sees peaks olema. What the hell? Mis te arvate, mis siin sees on? Need videod, mis ma YouTube'is olen näinud, seal on ikka nagu mingid, no mingi täiega seda jumaskreemi ja mingid putukad ja millised. Aga minu beauty blender sees on mitte midagi. Üliilus ja puhas ja mul on mega kahju, et ma seda enam kasutada ei saa. Täiega lootsin, et siin on midagi huvitavat sees. Ma olen praegu kontoris üksinda. Ma mõtlesin, ma teen kiire kontorishuri ja muljetan teile natuke. Kõik läksid lõunale. Aga nagu mina ikka, sõin siin kontoris oma sööki, on ju. Mul on täna seljas üks oma see asi, mis ma kasuks tossin. See on täiega cute. Vaadake korra. Turvaline tsoon. Aga mul on jälle mega kiire tööpäev. Nii et kuna täna on reede, siis täna tuleb mul palju kohvi juhu. Nii et ma tegin endale just kohvi. 12:30 Ülemiste keskuse parkla. Ma ei suuda rääkida praegu, sest ma ostsin endale puust ja see oli nii külm ja mu suu lihtsalt nagu ei funktsioneeri. Aga täna on nagu crazy busy päev. Ma ärkasin juba kell 8. Seda muidugi kogemata, on ju. Ja kell 10 olin ma juba kodust väljas. Tulin ruttu Ülemistesse. Tahtsin osta Haimist ühte Loveri paletti. Ja siis nüüd on kell 12:30. Mul läks 1,5 tundi aega siin. Ja ma lähen nüüd vanalinna. Sest et täna on meie siis YouTuberite selle kommuuni nagu uue kontori avamise talgud ehk siis koristuspäev. Nii et kõik, kes meie kommuunis on
peaaegu kõik tulevad sinna ja siis me seal natuke peame koristama ja chillime ja niisama. Ja siis mina pean seda ülikiiresti tegema, sest et ma pean ju Nilsi veel viima lennujaama täna, nii et ja siis õhtul ma lähen veel sõbrannadega välja. Nii et ühesõnaga järgmine peatus on meil siis vanalinnas. Näen juba Mariat, Vaitu, Martit. Räigelt külm on, tahaks täga kohvi. Ja muidu vanalinnas oli ilus. Täga kui turist on. Täga normaalne kaamera Marial on. Ja siis vaadake Marti seda tutti. Nüüd hakkame koristama nüüd. Okei, mõtlesin, et tuleme siia, siin on veits nagu vaja mingi tolmu pühkida umbes on ja mingi lillikasta, eks? Aga kas on üles? oh my minu ala. look at that. Look at that. Oh boy. Eile juttu olite siis eraldi nurgad ära siin majas. Ma võin seda tahvlit puhastada. Okei. Natuke nagu under construction veel või? Et me teeme kõik need seinad puhtad. Sul on väga külm või? Okay, bye. Ja selle masina tööle! Siit tuleb juhe. Juhe tuleb ka siis olla. Ma võiks mind lasta tal vajutada, sest see on mingi. Mul on ikka veel elus. Siin on vahepeal mõtlesime juba, et külmume. Me saime kohvi, energiat, sooja. Siis meile toodi sooja puhur. Bright. What's good? What's good? What's good? Skirt. Pull up, skirt. Hello. Väga moodne värk. Hello. Väga moodne värk, ma ütlen. Kuna ma tegin nii räige käelihase trenni just. Siis ainult täna. Jesus. Ma meelega söönud hommikul selle. Nii, ma pean ära minema, aga ma teen teile Max kiire ülevaate veel. Siin on juba väga ilus. On jaa. Kõik on täiega puhas, õhk on ainult mingi kipsitolmust hästi paks. Oh no! Meil on nagu jõhkrad need tolmimajad, siin ma näitan teile. Nagu vaadake. Crazy ju. Ciao! Oota. Ciao! Ilus. Nii, aga ma nüüd lähen ruttu võtan oma auto, võtan parkimise maha, sest mul on juba mingi vanalinna tsoonis megalis parkimine. Ja siis võtame Nilsi peale ja viime ta lennujaama. Ja siis ma saan lõpuks ka minna koju neid tolmused riided vahetama. Hei, tahtsin teada anda, et meie vloginädal hakkab lõpule jõudma. Ja kui te näete, mul on täiega full make peal. Sellepärast, et täna on siis meil laupäeva õhtu. Enne ma viisin Nilsi lennujaama, et ta saaks Austriasse sõita. Ja nüüd ma lähen oma sõbrannadega restorani õhtustama, sest et üks meie sõbrannadest lõpetas siis ülikooli magistri taseme nii-öelda. Ja lähme siis seda natukene tähistama, teda õnnitlema. Et ühesõnaga, ma olen ennast valmis pannud, kell on kohe saab 7 ja ma kutsun endale varsti Uberi ja sõidan linna. Aga ma tahtsin teile veel näidata oma uusi saapaid, mis ma ostsin endale mõni aeg tagasi, aga pole saanud veel kuskil kanda ja ma olen üli excited nende pärast, üli rahul, ma nii väga tahan nagu endaga kuskile minna. Mu saapad on nagu sellised, et need on nagu sellised kõrged on ju, nagu kontsaga ja siis sellised armastega. Ja ma olen neist täiega obsessed. Need teevad minu meelest iga outfiti kuidagi nii cooliks. Ja ma täiega fännan neid praegu. Ma loodan, et nendega ei ole väga ebamugav kõndida ka, sest õues on veel suht libe ja siuke jäine, nii et pean kuidagi hakkama saama. Aga ma arvan, et siinkohal me selle nädala vlogi lõpetamegi. Super suur high five teile, kes suutsite selle ilmselt suhteliselt pika vlogi lõpuni vaadata. Ja ega minu poolt midagi, kui näeme juba järgmises videos või vlogis. Tšau!